Voliniku poole pöördus üks mitme väikese lapse ema. Tal oli raskusi oma ülemusega suhtlemisel, sest ülemus ei saanud aru sellest, et tal ongi vahest vaja näiteks haigele lapsele lasteaeda järgi minna. Saatsime sellele naisele need trükised, kirjad lapsevanemale. Siin on kirjas lastevanemate õigused. Naine saatis meile pärast kirja vastu, et ta oli jätnud ühe nendest trükistest tööandja laua peale ja enne imet tema mured lahenesid. Tööandja sai teada ja sai aru, millised on tema kohustused ja millised on lapsevanema õigused töösuhtes. Tegelikult ongi palju võimalusi, kuidas ennast ise aidata, kui sa näiteks tööl või koolis koged ebavõrdset kohtlemist. Esimene samm on kindlasti see, et räägi oma ülemusega. Ütle, et sulle ei meeldi või sulle ei sobi või sind häirib väga see või teine käitumine, mis ülemusel või ka mõnel kolleegil või ka mõnel kliendil on. Sageli ju juhtub, et ülemus seda lihtsalt ei tea, et sind see häirib või et sa koged seda ebaõiglasena. See on ju tegelikult iga tööandja, iga kooli, iga lasteaia kohustus tagada, et ebavõrdset kohtlemist ei oleks. Kui aga ümbritsevad inimesed ikkagi üldse aru ei saa sellest, et olukord on ebaõiglane, siis järgmiseks sammuks oleks rääkida kas personalijuhiga või kolleegiga, kes võiks teie ees seista. Kolmandaks sammuks on sõltuvalt siis sellest, kas teil on suurem või väiksem ettevõtte või asutus, vaadata üle, kas töökorralduse eeskirjad või suuremates ettevõtetes on kindlasti olemas ka juba pöördumiste juhend, mida teha siis, kui te tajute ebaõiglast olukorda, või siis rääkida kõige kõrgema ülemusega. Kui ka siis te mõistmist ei leia, siis tõepoolest pöörduge voliniku poole abi saamiseks.